Need kaks noormeest lähevad IT-spetsialistidena septembri lõpus Ungarisse noorte kutsemeistevõistlustele Euroskills, et kaitsta Eesti mainet IT-riigina. Tööülesanne antakse suures osas ette teada, aga eelmiste aastate võistlejad on hoiatanud, et töötempo on nii hull, et enam õppida midagi ei jõua. Töö peab olema selge nii-öelda une pealt. Ka juhendaja Tanel Peep on varem osalenud võistlejana. Kogu oma teadmiste pagast tuleb rakendada ja eelnevalt siis tuleb päris korralik eeltöö teha. Kõige keerulisem selle juures on võib-olla see osa, et võistlustele tuleb sisse ka 30% muudatus. Ehk siis see, mis on eelülesandes öeldud, mille järgi saab siis harjutada, et seda muudetakse siis kuni 30%. Nii on hea esituse saladus suur harjutamine ja ka huvi valdkonna vastu juba enne õppima tulekut. See jälle kõik tuleb läbi harjutamise, et ainult harjutada ja siis asjad hakkavad nagu seost looma, et niisama nagu teooriat tuupida väga ei anna. 7 aastat äkki hakkasin tegelema, siis sai juba esimesed oma Linuxid installitud, et ma arvan ikka siuke kõva 7 aastat, aga 5 aastat tagasi sai väga hakata kõige tõsisemalt tegelema. IT-eriala on kutsemeistevõistlustel tiimitöö, sest arvutites on tähtis nii raudvara kui tarkvara. Nii on ka võistlejaid 2 ja erinevate huvidega. Ma olen IT-ga siis 3-4 aastat siis nii-öelda süvitsi rohkem tegelenud, et kooli tee siis siin Tartus lõppes eelmine aasta ära ja siis tööl olen olnud siin 2,5 aastat. Pigem mind huvitavad just need teenused, kuidas neid on võimalik seal hallata ja neid seadistada, et mind pigem huvitab just see pool, et ma olen rohkem nende asjadega mänginud. Tööpuudus üle nad igatahes kurtma ei pea, sest IT-spetsialistidest on suur puudus. Kuidas siis tunneb ära hea IT-mehe ja sellise, ma ei tea, oma lõpuks nokitseja? Tuleb proovile panna. See on kõige lihtsam viis, tuleb proovile panna. Kokku saadab Haridusministeerium ja sihtasutus Innove Euroskillsi võistlusele 14 Eesti noort 11 erialal.